Kui Jeesus Getsemani aias arreteeriti, veeti teda aheldatuna tuldud teed pidi tagasi. Täna paikneb siin rahvapärase nimetusega kirik, mille nimi on Kukelaulu või Peetruse Kukelaulu kirik. Ladina keeles on see Peter Kalikantu. See kirik, mis on ehitatud ülempreester Kaifase äia Annase maja kohale, on siin põhjusega. Kui alustati Kaifase residenti otsingud Jeruusalemmas, leiti siit kõigepealt maa-alused koopad, mida oli kasutatud vanglana ja osasid ka veesisternina. Siit on leitud ka vana 1. sajandi tee, mis tõusebki siit orust ülesse, mida mööda inimesed käisid ja mida mööda siis veetigi Getsemanis vangistatud Jeesust. Jeesuse vangistuse teekonda olid salamisi järgimas mitmed hämmastunud silmapaarid. Jünger Johannes, kel oli tutvust ülempreestri majas ja kes sel põhjusel pääses sinna sisse ja aitas sisse pääseda ka Simon Peetrusel. Siin õues oli Peetrus istumas kevadiste jahedate ööde tõttu üles tehtud lõkketule ääres koos mõningate teiste enamasti ülempreestri personaliga. Aeg võis olla umbes kella 2 paiku öösel, kui Jeesus peeti kinni maja keldrites olevates vanglaks kohandatud koobastes. Siin on kuni tänaseni kivisse raiutud augud, millest läbi olid pistetud nöörid vangide sidumiseks. Kuskil siin rippus vang Jeesus, oodates oma saatust. Samal ajal ootasid üleval õues Peetrus ja Johannes, lootuses näha seda hetke, kus Jeesus endalt ahelad rebib ja ennast lõpuks messiana kehtestab. Peatselt hakkas koitma ja suurkohus alustas kogunemist. Nad pidid asja peensusteni läbi arutama ja leidma vettpidavad tõendid ning tunnistajad, enne kui nad Jeesuse Pilaatuse ette viivad. Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanemate kogu ülempreestrid ja ka kirjatundjad ning nad viisid Jeesuse suurde. Pilaatus, kes tavaliselt resideerus oma Kaisaria luksus residentsis, tuli sellisteks potentsiaalseteks kriitilisteks hetkedeks Jeruusalemma, tuues endaga kaasa lisaväekontingenti. Juhuks, kui mõni fanatik end järjekordseks messiaks kuulutada kavatseks, kihutades rahvamassid mässule. Sellele kaardile mängis nüüd ka Iisraeli religioosne eliit. Nad üritasid leida Jeesusele selline süüdistus, mis seostaks teda mitte ainult nende õpetuse vaidlusküsimustega, vaid et süüdistusel oleks ka Rooma võimu ohustamise ja potentsiaalse mässu oht. Kui nüüd Jeesus oli toodud välja keldrikongist õues istuvast Synedriumi ette, jälgis Peetrus koos ülempreestri teenijatega toimuvat silmavaate kauguselt, end lõkketule ääres soojendades. Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. Aga üks teenijatüdruk nägi teda tulevalgel istuvat ja ütles, ainiti tema peale vaadates. Ka tema oli koos Jeesusega. Peetrus aga salgas. Naine, ma ei tunne teda. Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes. Kas sina olid nende seas, Peetrus? Peetrus aga salgas. Naine, ma ei tunne teda. Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes. Kas sina olid nende seas? Peetrus aga lausus. Inimene, ma ei ole eladeski teda tundnud. Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine. Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega. Ta on ju galilealane. Peetrus aga ütles, inimene, ma ei mõista, mida sa räägid. Ja otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. Ning issand pöördus, vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde issanda sõna, kui ta temale oli ütelnud, enne kui täna kukk laulab, salgad sina mind 3 korda. Ja sealt välja minnes
puhkes ta kibedasti nutma. teenijatüdruk oli paljastanud veel ühe, kes kuuluks koos Jeesusega kohtu alla. Ta ütleb: Peetrus, kas sina olid koos Jeesusega? See oli kõige hirmutavam asi, mida kellelegi üldse öelda siin ülempreestri õues. Peetruse reaktsioon oli kaitsta ennast nii-öelda hädavalega, ilma endalegi aru andmata, mida tema tõrjuv reaktsioon tegelikult tähendas. Peetrus soovis olla võimalikult Jeesusele lähedal sellel tunnil, kuid teisalt oli see liiga ohtlik, sest varsti leidus veel teinegi, kes teda paljastas, ja siis veel järgmine. Peetruse enda meelest kaitses ta ennast hästi ja tõrjus edukalt kõiki süüdistusi. Kuid just siis, kui Jeesus parajasti seisis suurkohtu ees, laulis ühtäkki kukk. Jeesuse pilk peatus kukke kirjamise järgselt hetkeks Peetrusel. Ühtäkki meenus talle kõik, mida Jeesus oli ülemises toas õhtusöögil öelnud. Teda tabas süütunne ja reeturi kahetsusvalu. Ta oli teinud põhimõtteliselt sama teo, mida Juudas, salanud oma kõige kallima, oma elu kaotamise kartuses. Nüüd meenus Peetrusele Jeesuse 3 korral korratud instruktsioon Getsemani aias. Palvetage, et ei satuks kiusatusse. Kuid vastupidiselt Juudasele, kes ei parandanud meelt, vaid lõpetas oma elu enesetapuga, langes Peetrus sügavasse kahetsusse ja meeleparandusse. Kuid vaatame lähemalt Jeesuse kohtuprotsessi. Suurkohtu kogunemise ootuses toimus kõigepealt nii-öelda eelülekuulamine. Vana Hannas, Kaifase äi, kes oli kogenud poliitik, kartis, et kui Jeesus on tõepoolest see kauaoodatud Messias, siis teeks see lõpu templi teenistusele ja preesterlikule hierarhiale. See oleks nende suguvõsa majanduslikult hästi kindlustatud positsiooni ja võimu lõpp. Oma esimeste küsimustega tahtis ta kombata varbaga vett, mis päädis Jeesusele kõrvakilu andmisega ning ennustas, et Jeesusele surmasüü leidmine ei saa kerge olema. Et kohtumõistmine oleks legaalne, pidi kogunema Süneedriumi 71 liiget, sest Mišna kohaselt said vaid nemad valeprohveti surma mõista. See arv suurkohtu liikmeid saadigi varavalgeks kokku. Süneedrium kooses 3 erinevast suurlike grupist. Ülempreestrite ja endiste ülempreestrite ja nende klannide liikmetest, kes muidugi seisid kõik Kaifase selja taga. Seejärel rahvavanemad, kelledest üks oli Joosep Aritmaatiast, mees, kes ei olnud suurkohtu otsusega nõus. Ja 3. kirjatundjate esindajad, kes kõik olid 100% variseride leerist. Kohtuprotsess kulges vaevaliselt. Nende palgatud valetunnistajad andsid teisele vastukäivad tunnistusi. Surmaotsust aga ei olnud võimalik langetada vaid ainsa tunnistaja üteluse põhjal. Seega olid tunnistajate ütelused kõlbatud ja kogu kohtuprotsess jõudis tagasi surnud punkti. Kust siis leida vettpidavad tõendid Jeesuse surmaotsuseks? Asja võttis enda peale ülempreester Kaifas isiklikult. Ta oli vastutav leidmaks iga hinna eest Jeesusele surmasüüd. Lõpuks ta lajatab lauale oma viimase trumpküsimuse. Kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Kui Jeesus oleks vastanud sellele eitavalt, siis ta oleks ennast ära salanud. Kui jaatavalt, siis olekski see vastus, mida suurkohtus tema hukkamõistmiseks vajas. Hetkeks jäi kõik väga vaikseks. Jeesus ei olnud ennast tavaliselt Messiaks tunnistanud avalikkuse ees, sest et ta ei soovinud inimeste messi ootusi enneaegselt äratada. Aga Jeesus ütles, mina olen see ja te näete inimese poja istuvad väe paremal käel ja tulevad taeva pilvedega. Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, mis tunnistajaid meil veel vaja on? Te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Suurkohtu reaktsioon tema vastusele oli segu kergendusest, kuid mis koheselt segunes viha
vägivallapuhanguga Jeesuse kui Jumala pilkaja vastu. Teda peksti, tema peale sülitati ja teda mõnitati. Kuid mis kõige tähtsam, nad olid lõpuks saanud vastuse, mida nad olid ammu oodanud. See oli põhjus Jeesusele surmasüüks. Koheselt pakiti kohtumõistmine kokku ja marsiti õhinal Antonia kindlusesse maavalitseja Pontus Pilatuse juurde, keda tuli viimaks veenda nendega nõustuma. Ülempreester pidi tegema valiku, kuidas Pilatusele asja serveerida. Kas paluda tal kinnitada Süneedriumi otsust või anda Jeesus Pilatuse kätte täiesti uueks kohtuprotsessiks. Kogenud Kaifas valis viimase. Arvestades Pilatuse suhtumist juutidesse, oli ilmvõimatu, et Pilatus nende otsust kinnitaks. Pilatus vihkas juute ja kohtles neid julmalt ja vägivaldselt. See, et Pilatus võiks Jeesuse mõista surma Jumala teotuse eest, oleks väheusutav. Rõhuda oli vaja nüüd hoopis teisele argumendile ja esitada Jeesust kui Roomale ohtliku mässu õhutajad, kellel on palju ustavaid järgijaid. Seda kartsid roomlased kui tuld. Siis nad viisid Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta, aga see oli puhte ajal. Ja nad ise ei läinud kohtukotta, et nad ei rüvetuks, vaid võiksid süüa paasatalle. Siis läks Pilatus välja nende juure ja ütles, mis teil on kaebamist selle inimese peale? Nemad vastasid ning ütlesid temale, kui see ei oleks kurjategija, me ei oleks andnud teda sinu kätte. Siis ütles Pilatus neile, võtke teie ja mõistke oma käsuõpetuse järele kohut tema üle. Juudid ütlesid temale, meil ei ole luba kedagi tappa. Ülempreestril oli kombeks ilmuda prokuraatori ette võimalikult suures seltskonnaga. Nii tegi ka Kaifas tol hommikul, võttes kaasa vaimulikud, nõunikud ja kõik oma aulised juhid. Matteuse kirjelduse järele olid nad veel Pilatuse uste taha kaasanud suured kergesti mõjutatavad rahvamassid. Kuna olid paasapühad, ei saanud juudid ise siseneda Pilatuse õue, nad pidid seisma väljaspool ja ei saanud osaleda otseselt protsessi käigus. Pilatus pendeldas juutide vahel, kes olid väljas ja seejärel sisenes ta oma õue, et küsitleda Jeesust. Huvitav, et mingil põhjusel meeldis Pilatusele Jeesus, kuigi teda süüdistati juutide poolt just kõige kardetavama süüdistusega, potentsiaalse mässu õhutamisega. Ta kuulutas juutidele uste taga, ma ei leia temalt mingit süüd, kuid kindlasti lisas tema otsusele ka kaalu tema naise sõnum. On huvitav, et Jumal oli näidanud Pilatuse naisele öösel unenäo, et see inimene, kelle üle tema abikaasal tuleb kohut mõista, on süütu. Unenägu oli talle painajalikult hirmutav ja ta palus oma meest teda mitte hukka mõista. Kuid tema imestuseks muutusid juudid järjest enam tulisemalt nõudlikumaks, et ta kindlasti mõistaks Jeesuse surma. Taaskord läks ta sisse ja küsitles Jeesust. Oled sina juutide kuningas? Jeesus vastas, räägid sa seda iseenesest või on sulle teised seda minust ütelnud? Jeesus vastas, et ta on küll kuningas, kuid tema kuningriik ei ole sellest maailmast ja et tema missioon siin maailmas on anda tõele tunnistust. Seejärel küsis Pilatus Jeesuselt oma elu kõige targema küsimuse. Mis on tõde? Tõde aga seisis tema ees kohtualusena, kelle üle pidi hoopis tema otsustama, mis on tõde. Me ei saa tõe üle diskuteerida, vaid seda kas aktsepteerida või hüljata. Kahjuks oli Pilatus see, kes saatis tõe surma juutide survel. Juutide järjestikulised süüdistused viisid neid aste-astmelt lähemale oma eesmärgile.
kuid siit edasi sai Pilaatus uue võimaluse akna Jeesuse päästmiseks või vähemalt hiilida kõrvale sellise ebameeldiva otsuse tegemisest. aga nemad ajasid peale ja ütlesid, tema ässitab rahvast ja õpetab mööda kõike Juudamaad, alates Galileast kuni siiani. aga kui Pilaatus seda kuulis, küsis ta, kas see inimene ei ole mitte galilealane. Ja saades teada seda Herodese valitsuse alt, saatis ta tema Herodese juure, kes ka viibis Jeruusalemmas neid päevi. Nüüd liikus kogu see seltskond teise Jeruusalemma otsa, vedades aheldatud Jeesust enda järel. Kus aga täpselt resideerus Herodes Antipas? See on tänaseni totaalses muutunud linnastruktuuris väga raske määratleda, sest Herodes Antipas isa Herodes Suur oli ehitanud Jeruusalemma mitmeid luksuslikke paleesid. Lähme aga ühte neist, kus järgnevad evangeeliumite sündmused võisid aset leida. See on tänase nimega paik, mida nimetatakse Taaveti kindluseks. Siin on ehitis tänase nimega Taaveti kindlus, mida kutsutakse ka tsitadellist. Sellest on originaalsena alles vaid 3 torni alused, kõik muu on Jeruusalemma ülimalt kirju ajalugu ja peremeeste pidev vahetus tundmatuseni ümber kujundanud. Siin 40-meetriste tornide vahel, mis lõid Herodesele turvatunde, asus tema palee. Ja kas järgnev kohtumine Jeesusega leidiski siin aset või oli see tema muus palees, sellest me ei tea, aga ehk see polegi see kõige olulisem. Kui siis Herodes Jeesust nägi, sai ta väga rõõmsaks, sest tal oli hea meelega tahtnud teda juba ammugi näha, kuna ta oli temast palju kuulnud. Ka lootis ta näha saada mõnd imetähte, mida ta teeb. Ta küsis temalt palju asju, aga tema ei vastanud talle midagi. Aga ülempreestrid ja kirjatundjad seisid ja kaegasid väga valjusti tema peale. Kui siis Herodes oma sõjameestega teda oli halvaks pannud ja pilganud ning riietanud toreda riidega, saatis ta tema tagasi Pilatuse juurde. Ja sel päeval said Pilatus ja Herodes üksteisega sõbraks, sest enne nad olid olnud üksteisele vihamehed. See oli esimene kohtumine Jeesuse ja Herodese ehk Herodes Antipase vahel. Tõenäoliselt Antipas omas ka kusagil oma südames teatud määral Jumala kartust. Näiteks meenutame lugu Risti Johannesest, kes teda avalikult süüdistas tema vennalt naise kaaperdamises. Herodes pidas küll Johannest prohvetiks, tahtes teda päästa, kuid mängiti oma naise poolt lõpuks nurka ja oli sunnitud oma hea maine päästmiseks andma käsu Johannese tapmiseks. Ta on rõõmus Jeesust nähes, sest on kuulnud palju tema sooritatud imetegudest, kuna tal oli seal parajasti koos peomeeleolus ja ilmselt väga purjus seltskond, võtsid nad Jeesuse saabumist kui järgmist üllatusena kohale tulnud meelelahutajad. Jeesus aga ei teinud nende ees ühtki ime ega öelnud neile isegi ainsatki sõna. Lõpuks otsustas seltskond teha vähemalt selle saabunu kulul veidi nalja. Kuid viimaks sai neil siiski villand selle vaikiva imetegijaga, kes keeldus nende meelt imetrikkidega lahutamast. Ja nad saatsid ta lihtsalt tagasi Pilatuse juurde. Herodes ei viitsinud sel rõõmsal peol hakata Jeesuse kohtumõistmisega end koormama. Nii oli jälle see ebameeldiv pall tagasi Pilatuse sülles. Surve juutise poolt aina kasvas, lärm kippus pöörduma mäsuks. Pilatuse uus ideevälgatus oli iga-aastane kompliment Rooma võimude poolt lasta juutidele vabaks üks süüdi mõistetud kurjategija. Pilatus asetas Jeesuse vastaskandidaatiks meelega kõige hullema mõrvar Barrabase,
mässu alustaja ja teeröövli, kes oli röövinud juudi rahulikke elanikke, arvates, et nad kindlasti ei soovi sellist kurjategijat vabadusse lasta. Jällegi oli tema üllatus suur, kui nad üha ägenevalt karjusid. ja maavalitseja kostis ning ütles neile, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen? Nemad ütlesid, Barabase. Pilaatus ütles neile, mis ma siis nüüd pean tegema Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks? Nemad ütlesid kõik, löödagu ta risti. Pilaatuse katsed Jeesust päästa muutusid järjest meeleheitlikumaks. Järgmisel katsel arvas ta, et kui ta Jeesust väga rangelt karistab, saab nende tapasoov rahuldatud. Ta käsib Jeesust 39 korda rooskadega peksta. See oli üks rängemaid karistusi, mis nõrgema inimese puhul oleks juba võrdunud iseenesest surmaotsusega. Eesti keeles on tõlgitud seda mitte väga täpselt, öeldes, et ta lasi teda piitsutada. Roosad olid roomlaste välja mõeldud spetsiaalsed naharibadega piinavahendid, millede külge oli kinnitatud teravaid luude ja klaasi kilde. Roosaga löögi järgselt lohistati seda mööda ohvri selga, mis rebis selle lihasse vaod. Tavaliselt vaatas enne sellise karistuse määramist arst karistatava üle ja otsustas, kas karistatav tema hinnangul üldse elab selle üle. Pärast sellist peksu, mis ka olenes peksjate julmusest, paistis inimkeha välja kui verine lihaklomp. Seepärast ütleb Jesaja, nähes vaimus ristil rippuvat Jeesust, et tema välimus oli sedavõrd moonustatud ja ebainimlik, et me pöörasime oma pilgud eemale, sest pilt oli sedavõrd õõvastav. Nii kirjeldas seda karistust prohvetlikult Jesaja. Ja ma annan selle kätte su piinajale, kes ütlesid su hingele, kummarda, et saaksime sinust üle käia. Sa andsidki oma selja maaks ja käijatele tänavaks. See õue, kus me täna seisame, selles paigas seisis kunagi Antonia kindlus. See põrand on Antonia kindluse alus ja siin kuskil oli Gabata ehk kivipõrand, kus Pilaatus mõistis siis lõpuks hukka Jeesuse. Sellise väljanägemisega Jeesuse, kes kandis lisaks tema koljusse surutud 5 sentimeetri pikkuste okastega okaskrooni, asetas Pilaatus juutide ette, arvates, et nüüd on nende kättemaksu janu rahuldatud. Ennäe inimest, hüüdis Pilaatus. Mis pidi tähendama, vaadake seda meest. Kas selline peaks olema teie messias? Kuid taaskord ta eksis. See juutide kuningas oli nende jaoks ikka tõeliseks eksistentsiaalseks ohuks, keda nad olid kindlasti otsustanud kõrvaldada. Suhe keiser Tiberiusega oli Pilaatusele kõige olulisem. Ta oli kõige kauemini valitsenud Judea provintsi prokuraator. Kui ta nüüd neid sõnu juutide käest kuulis, siis pani see teda tõsiselt mõtlema. Ta istus maha oma aujärele. Mis siis, kui need juudid minu peale tõesti kaebavad, et ma keeldusin hukka mõistmast mässajat? See oli liiga suur risk, mis võiks Pilaatuse karjääri koheselt lõpetada. Nüüd oli see solvunud roomlane valmis tegema selle rahva tahet, keda ta vihkas. Ta teadis, et Jeesus on süüta. Samas ta kartis juute. Kuid samas kartis ta ka, et ilmsüüta inimese surma mõistmine võib tuua talle hirmsad tulemused. Järgmine Pilaatuse tegu tundub meile täna küll teatraalse aktina.
kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid et kära läks veel suuremaks, võttis ta vett ja pesi oma käsi rahva nähes ning ütles: ma olen süüta selle verest, küll te näete. Siis vastas kõik rahvas ning ütles: tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale. Sellega matkis Pilaatus üht vana juudi kommet avalikust kätepesust, mis sümboliseeris enda süüst vabaks kuulutamist. Kuid kas see päästis Pilaatuse süüst? Väga kaheldav. Ajaloost on teada, et see ei päästnud teda, vaid et ta kaotas oma positsiooni. Kuid veelgi kohutavad olid juutide rahva hulga hüüded. Tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Milline kohutav Jumala kartmatu palve, mille täitumisest räägib meile juudi rahva ajalugu. Kuni holokaustini me näeme seda, kuidas 6 miljonit juuti tapeti natside surmalaagrites ja gaasikambrites. Jeesus aga läks oma saatuse täitmise poole, mida esialgu keegi ei mõistnud. Ta kõndis seda teed üksi, vaevatuna ja valus, nii oma ihus kui hinges, kuid ometi kandes meie kõigi patusüüd. Rafa Elohim Shaddai Adonai